ongi aeg käes, kus Mavic Pro on jõudnud Eestisse. Esimene ainuke eksemplar hetkel siin Eesti maa peal peaks ta olema. Vaatame siis täpsemalt, millega DJI on jälle hakkama saanud. Olen paar päeva nüüd selle Mavicuga lähemalt tutvunud ja oleme ausad, väga lahe. Mis on peamine asi Mavicu puhul on ikkagi suurus siis võrreldes Phantom 4-ga. Praegu on ta mul lahti juba võetud, ei anna isegi võrrelda. Kõige kihvtim asi Mavicu puhul on minu arvates see, et kui me võtame kõrvale siia Phantom 4, millel sa pead kruvima propellerit külge, siis Mavicu puhul sa seda ei tee, lihtsalt foldid oma käed nii-öelda välja, paned drooni lauale ja põhimõtteliselt võid minna. Mavic Pro, pult, väga innovaatiline, äge, väike, super mugav, meenutab mulle PlayStationi mängupulti. Muidugi suurust, ei saa võrrelda Phantomi omaga, sest Phantomi oma on circa 2, võib-olla isegi 3 korda suurem, kui ta täiesti lahti on võetud. Hetkel olen ma pannud demonstratiivselt siia külge telefoni. Ise telefoni järgi ma praegu hetkel ei lenda, kasutan hoopis selle jaoks iPad mini, mis on siia külge pandud. Üldjuhul on mõeldud uus Mavic pult telefonide jaoks, sest siia väga suuremaid asju vahele on suhteliselt võimatu panna. Ma juba praegu võtan kohe selle telefoni siit alt ära, et oleks endal mugavam lennata. Ehk siis ma saan näidata seda puldi tegelikku suurust. Tegemist on ikkagi isegi väiksema puldiga, kui on PlayStation. Antennid kokku panna ja kiiresti vaja pult kotti panna, sest tegelikult nad lähevad mõnusa klõksuga kinni ja nad otseselt lahtisid ei tulegi, mis on väga hea. Hoiab ära selle, et sa mingil määral võiksid ära murda antennid, nagu oli Phantom 4 puldil. Mavic suudab lennata ilma GPS-moodita siseruumides. Mis on minu meelest väga kihvt ja väga mugav, et lihtsalt seisab minu ees ilma GPS-ita põhimõtteliselt ati-moodis, aga kõik midagi kuhugi ei liigu. Ja põhimõtteliselt ma võin jätta puldi lauale, droon seisab ühe kohaga, võin ära küsida. Täna hommikul käisin Spot of Tallinnas Kelly Silverot filmimas just sellepärast, et uus Mavic Pro on väga hea droon lendamaks just siseruumides. Mis on Mavic Pro puhul väga hea, on see, et ta tegelikult ati-moodis ilma GPS-i kasutamata suudab siseruumides lennata. Mavicuga lennates tuleb alati kindlasti filmimise ajal määrata ise teravuspunkt, mis on ühtepidi nagu hea, aga teistpidi kipub väga tihti ära ununema, kui on tõesti vaja kiiresti droon õhku saada ja kohe minna lendama. Et tuleb lihtsalt kõrva taha panna seda, et iga kord, kui hakkad lendama, vaatad korra ikkagi ekraanile ja vaatad, et pilt oleks terav. Kui me teame, siis Phantom 4-ga ati-moodis, drift on ikka väga tugev ja ütleme, kui väike tuuleiil või midagi, mingi õhu liikumine on, siis droon hakkab ikkagi driftima päris kõvasti. Andurid droonil on väga head. Ta minu poole rohkem ei lenda, kui ma gaasi vajutan, sest sensorid ütlevad, et midagi on ees. Et ma võin korraks tagasi minna ja proovida endale sisse sõita. See on võimatu, ei saagi. Gaasi tööd. Minu igapäevatöös tuleb suhteliselt palju ette kordi, kus ma võtan Phantomi kätte ja kasutan seda käsikimbalina. Ehk siis kruvin propellerit küljest ära ja filmin droon käes.
mis on muidugi ütleme kõrvalvaatajal muidugi väga, väga naljakas vaadata, et inimene kõnnib droon käes ja üritab sellega filmida. Mis mulle Mavicu puhul meeldib, ma teen seda täpselt sama asja, aga kui me võrdleme nüüd suurust, siis ei saa mainimata jätta, droon praegu töötab. Siis kas ma käin sellega ringi ja filmin või ma käin sellega ringi ja filmin. Sellega on inimesed mind korduvalt vaadanud, et täitsa, et võiks propellerit külge panna, et see on ikkagi droon. Aga sellega filmides, olgem ausad, kasutada handgimbalina absoluutselt mitte mingit probleemi. Teeb oma töö väga hästi ära. Mavic ise kindlasti seda handgimbali asja väga ei promo, aga mina lihtsalt mõtlesin, kas selline asi toimib. Ja toimib, väga hästi toimib. Et mul ei ole vaja isegi propellerid laiali tõmmata, ta töötab täiesti kompaktses vormis. Mida ma ei ole näiteks Phantom 4 puhul üldiselt üldse kasutanud, on Active Track Mode. Sest minu jaoks tundus ta suhteliselt hakkiv ja ebastabiilne ning droon sageli kaotas mind pildist ja ma ei ole seda üldjuhul väga palju kasutanud. Ma olen väga huvitatud proovima seda siin sama Mavicu peal. Vaatame nüüd, kuidas droon mind jälitama hakkab. Mavic Pro ei ole kindlasti mõeldud professionaalseks töö tegemiseks. Temaga saab paljusid asju teha, ta on super mugav, kuid peamised asjad, mis minule Mavicu juures meeldivad, on kui me just räägimegi siin erinevatest moodidest, siis tracking mode, tap to fly, kindlasti ei saa mainimata jätta patarei aega, et see droon peaks tegelikult soojas lendama 27 minutit, et nüüd talvel ma ei saanud seda küll proovida, aga kindlasti ta lendab kauem kui Phantom 4. Suurus on Mavicu puhul kindlasti põhiline kompaktsus nii pildi kui ka drooni enda puhul. Tegelikult saame siin nüüd spekkidest vaadata, mis vahe on Mavicul ja Phantomil. Tegin väikse võrdluse Rocca al Mare kooli juures. Lendasin täpselt samade andmetega nii Phantom 4-ga kui ka Mavic Proga. Tegin mõned pildid ja ka video, eks saate seda ise siis kõrvalt jälgida. Testisin Mavicut pimedates tingimustes, kui me teame, et Phantom 4 jätab pildi väga hallikaks ja greeniseks, siis Mavicuga võrreldes on tegemist ikkagi suure hüppega edasi, et Mavicu pilt on ikkagi tumedad alad on tumedad, et ei ole kuidagi hallid ega nagu low kontrastis, et seda saate ka siit kohe pildi pealt vaadata. Muidugi mida kõrgemale ISO, seda keerulisemaks ja halvemaks see pilt läheb, aga samuti ei saa ka märkimata jätta superstabiilsust, et räägitakse, et kuni 8-sekundilisi pika säriga pilte on võimalik Mavicuga teha. Saan siia ära tuua ka mõne näite, kus ma 2-sekundilisi pilte tegin Mavicuga, et minu arvamus sellest droonist on muidugi üle prahi, et see on tõesti inimene, kes tahab endale drooni osta, siis Mavic on see, mis toob sulle naeratuse näole.